Tervist! Me oleme nüüd kolmandas peatükis. Oleme teiega. Ja mina olen Ravel Viirsalu ja meiega on ikka seesama Miina Hint, kes seisab meie eest väga palju ja jagab oma väärtusi, oma arutelusi. Ja täna võiks arutada siis, mis te arvate, mis peaks siis maailmas korda saadma, et rahva meelt muuta ja sellest programmist natukene pea välja visata. Tähendab sellest programmist, mida sa praegu vaatasid, jah? See programm, mis meile peale surutatakse. Mis meil ülemaailmselt peale surutakse. See on muidugi üks raskemaid asju, mida üleüldse teha. Sellepärast, et nende inimeste taga on kõige suuremad rahad, kõige suurem võim, mida nad saavad igal hetkel kasutada. Aga ükskord, isegi mitu korda Eesti on võitnud ju Venemaad ja kui me tuletame meelde seda, kuidas Eesti Demokraatlik Liit algatas rahvaalgatuse siin, et astuda välja Nõukogude Liidust, siis me oleme päris palju asju teinud ja meil ei ole vaja häveneda mitte millegi pärast. Ja ma arvan, et kui me täpselt sama julgelt ja vapralt edasi läheme, siis me saame jälle kõik oma asjad, mitte ainult siin, vaid ka nagu eelmine kord, ka Venemaaga, suure riigiga, saame need asjad ühele poole. Aga siin on muidugi küsimus selles, kas rahvas saab aru meie plaanidest ja sellest, et me tõepoolest paneme täiega, see tähendab, et me ei tee hinnaalandusi mitte mingi suhtes, mitte kellelegi. Ja pakume välja oma ideed, eks ole. Pakume toorest materjali, mis ei ole paljude poolt välja ära seeditud veel. Et me laseksime teil ära seedida ja anda oma arvamus, mis teie arvate meie teemadest, mis me siin arutleme. Tegelikult ega meil inimestel ei olegi praegu erilist üleüldsegi valikut, kui nii võtta. Sest olukord on niisugune, et kas olla või mitte olla. Mis see teie tähendab? To be or not to be. Mis tähendab to be or not to be? On väga huvitav. Tähendab, kui me tahame kui me tahame püsima jääda inimkonnana, siis meil ei ole valikut. Me peame võitma need jõud, kes tahavad inimkonda praegu hävitada. Vähem vastupanu, nad soovivad vastupanu vähendada. Vabandust. Siin lihtsalt oli väga külm ja see kõik mõjus mu pulgule. Vanasti ma pidin loenguid lugema täiesti külmades ruumides. Vabandust veel kord. No teha küüslaugu vett endale, küüslaugu lõõda. Aitäh. Ja, et ma sellepärast just tuletasin Eestile meelde tema suured võidud. Ja see oli ühe suure riigi üle, mis valitses siin maailmas, see oli Nõukogude Liit näiteks. Aga praegu on kogunenud tohutud rahad ju suurte korporatsioonide juhtide kätte. Ja tähendab, teistel inimestel on väga vähe võimalusi siin üleüldsegi
sekkuda sellesse mängu. Nad ei tea oma võimekusest, nad on jah, nii täpselt ongi. Nad on kaotanud enesesse usu, et nad on millekski võimelised. Ja just see ongi see asi, miks ma püüan kogu aeg meelde tuletada, et asjad ei ole nii halvad, nagu te arvate, kui te saate aru, et milleks te võimelised olete. Milleks eestlased on võimelised, näiteks ma tõesti koputan teie südame peale, et kui kunagi vabadussõdalased läksid ja võitsid suure Nõukogude Liidu neid sõdureid ja suurt Nõukogude Liitu, siis on kõik võimalik, kõik on võimalik. Ainult, et loomulikult siin on vaja inimesi etteotsa, kes tõesti seda suudaksid ja tahaksid läbi viia. Jah, kes ei ole ainult iseksusest ja ahnusest ei tegele. Jah, need paberid võib ära võtta, muidu Kiisu sööb nad ära. Ma panen enda juurde. Kiisu sõi kodutööra. Jah, et... Aga mis te arvate, mis tavainimene Eestis, mida ta vajab, et ta oleks nagu võimekam tegema otsuseid ja selge mõtlemine oleks ja see on väga hea küsimus, äärmiselt hea küsimus, sellepärast, et just nimelt on meie inimestel seoses viimaste ajasündmustega, pandeemiaga ja kõige muuga on see eneseusk hakanud endasse väga ära kaduma. See oli juba niigi olematu. Ja, peaaegu et olematu, aga püüame inimestele selgeks teha, et meil ei ole rohkem ühtegi muud varianti, kui üheskoos minna edasi, sest et ainult üheskoos me võidame, mitte mingil muul kombel me võita ei saa. Me võime küll minna seal ees, seal kahekesi või kolmekesi ja nii edasi, aga väga on vaja, et tõepoolest inimesed hakkaksid usaldama neid, kes pakuvad välja paremad variandid, kuidas inimkonna elu tervikuna paika panna. Kastist väljaspool mõtlejaid? Millest väljaspool? Kastist. Kastist ja väljaspool mõtlejaid ja näiteks üks variant oleks niisugune, mis mul praegu pähe tuli. Kuna ÜRO ükskord pöördus ka minu poole abipalvega, et mida peaks tegema, et kuidas ÜRO olukorda veelgi maailmas nagu tõsta, parandada ja siis ma pakkusin välja niisuguse variandi, et iga riik saadaks oma parimad esindajad ÜRO-sse ja hakkaks siis seal läbirääkimisi pidama, et kuidas edasi elada, mitte rahakoti suuruse järgi, vaid andekuse ja mõtlemisvõime järgi ja ideede järgi, mis nad välja pakuvad. Jah, et tooksime inimestele usu ikka tagasi, et nad on võimelised omaenda nägemust looma ja et nad ei pea olema kellegi teise jaoks töötama, et iga inimene ei pea siin riigis kellegi teise jaoks töötama, et ta saab luua omaenda väärtusi oma nägemuste järgi. Ma arvan, et seal leidub ikka inimesi, kes on huvitatud omaenda ettevõtte loomisest ja omaenda iseseisvaks saamisest ja talude loomisest ja nii edasi. Ja absoluutselt, et ei pea nagu kellegi teise jaoks tööle minema varahommikul kellegi teise eest rügama, et ikka on võimalik enda nägemusi luua. Ja see minu arvates on see kõige parem asi, mis üldse inimene enda jaoks teha saab, on lihtsalt iseseisvus ja arendada iseennast. Jah, et kui pandi siin vahepeal kinni üleöö ebaseaduslikult tolleaegsete võimude poolt kõik väiksemad erakonnad, sest nad ei tahtnud, nad ei kartsid nendega võistelda oma ideede suhtes ja eriti kardeti Eesti Demokraatlikku Liitu, kes oli siis teinud kõige tähtsamad
välja kutsunud kõige tähtsamad sündmused siin Nõukogude Eestis, ühesõnaga rahvaalgatuse, et astuda välja Nõukogude Liidust. Tähendab anda rahvale vabalt valida, et mida ta tahab, millist teed edasi käia. Aga nüüd jah, kui me saaksime niisuguse organisatsiooni taastada, ÜRO, sest et viimasel ajal pole temast tõesti eriti palju midagi kuulda, aga kui saaks selle taastada ja siis need riigid, kes on tõepoolest siis ebademokraatlikult käitunud ja alustanud sõdasid teiste vastu ja nendele siis panna peale pidurid, mismoodi seda peab kõike arutama seal ja lõpetama siis aatomipommiga ähvardamised ja kõik need asjad ja mitte siis võtma ÜRO-sse neid riike, kes ei taha siis demokraatlikult ja ausalt edasi minna ja nii edasi. Siin on väga palju asju, mida saab teha, aga veel kord ma ütlen, et need inimesed tuleb üles leida ja et kõik riigid oleks seal esindatud, kes tahavad tõepoolest riigina edasi eksisteerida. Sest et on ka neid väiksemaid kogukondi, kes võib-olla tõesti ei taha seda, eks ole, aga siis nemad eksisteeriksid siis nii näiteks seal džunglites või kuskil, et kuidas just nemad seda asja näevad, et ei maksa kellelegi midagi otseselt peale suruda, aga kes tahavad riigi ja rahvana edasi eksisteerida, et siis nad tõepoolest ei saadaks siis niisuguseid poliitikuid sinna ette otsa, keda ei huvita inimkonna saatus. Sest et me ei näe ju neid tegelasi praegu, aga need on kindlasti olemas, nad on kindlasti olemas, sellepärast et inimkond on ikka väga kaua eksisteerinud. Ja ta on väga palju korda saatnud. Aga kuhu me välja oleme jõudnud, tähendab, ma tahaks öelda, et isegi kultuuri on hakatud ahistama juba nendes maades, kus see kultuur on päris kõrgele tõusnud, ka meil on hakatud seda ahistama ja nii edasi, nii et tähendab väga palju asju vaja uuesti paika panna. Panema täiega, panema asjad paika, et saaks üheskoos edasi minna kogu inimkonnana. Sellepärast, et me peame lahendama selle probleemi, et siin meile võib ühel hetkel aatomipomm kaela visatud saada. Me peame need asjad kõrvaldama. Eks inimestel on palju hirme aatomipommi suhtes ja viiruste suhtes, mis on tegelikult ainult mõttelised viirused nagu hirm ja ahnus. Mis on valed, totaalselt. Et vähendada lihtsalt inimkonda ja inimkonna asemel te võite küsida muidugi meie käest ka, et ütelge siis, et mida tahetakse inimkonna asemel siin maailmas luua. See on väga selge ja kõige targemad inimesed on sellest juba YouTube'is ja ka mujal rääkinud, et kui inimkond loob väga targad robotid, targemad kui nad ise ei viitsi enam mõtelda, ise ei taha enam inimkonnana edasi eksisteerida, siis muidugi pole mitte midagi teha, loomulikult. Aga kui ta ikka tahab seda teha ja hakkab jälle uuesti pürgima looma head kunsti, head kirjandust, mis annab elule mõtte, mitte lihtsalt niisama teha raha pärast kunsti, kirjutada raamatud, et raha saada. Inimene ei ela kellegi teise jaoks, vaid ise elab ikka enda jaoks, et ja samas me ei võta teistelt väärtusi, vaid me oleme teistele toeks ja jagame väärtusi. Täpselt ja me püüame ikkagi, tähendab, kuidas me saame kõige paremini edasi minna, kui me leiame need inimesed, kes suudavad asja edasi viia ja kes on tõesti meil kõige andekamad, kõige targemad, kõige paremad. Ma just hiljaaegu lugesin ühte raamatut, Tuglase naise poolt kirjutatud Eluriik või niisugune pealkiri umbes. Ja seal näidati, kuidas siis tegelikult kirjandus tol ajal tehti Nõukogude võimu ajal ja tähendab mitte ühtegi head kirjanikku absoluutselt, need visati kohe prügikasti ja nii edasi ja ainult neid, kes neid takka kiitsid, neid
võimuinimesi ja parteilasi ja kommuniste, ainult need olid siis esirinnas ja teised kõik sisuliselt hävitati ära lihtsalt. aga jah, et tähendab, küsimus on selles, et kuidas need inimesed üles leida. meil on ka näiteks niiviisi, ma ütleks teile, et meil on kirjanikud, kes kaebavad, et nad saavad ikka liiga vähe riigi käest igasugust toetust ja et kirjaniku palka neile ei maksta. ühe kirjaniku romaan isegi ilmus Palk. aga on olemas teised kirjanikud ja neid on Eestis ka küllaltki palju ja väga andekaid inimesi, kes ei saa üleüldse mitte midagi, absoluutselt mitte ühtegi senti ka. ja näiteks Apollo nõuab isegi nende käest, et nad siis maksaksid peale, kui nende raamatud üldse välja müügile pannakse. tähendab, ühesõnaga täielik siukene inimeste vahel tohutu vahe tegemine ja miks sihuke vahe tegemine on tekkinud, see on ka sellepärast, et kui need kirjanikud, kes püüavad ausalt elust kirjutada, mis meil ikkagi toimub ja nii edasi, siis kriitikul ei lasta nende kohta ühtegi sõna mitte kuskil rääkida. sellepärast ma räägin teile neid asju, et te natuke teaksite ka, et kuidas Eestis siis elu on. aga ma tean, et siin on väga palju väga andekaid inimesi ja nii edasi, nad tuleb lihtsalt üles leida ja ka meie saame oma panuse anda ÜRO üles taasloomisele ja see on üks võimalus, kuidas asju parandada. Ravel, on ju, me ei näe praegu teist võimalust, kes võiks enda peale võtta peale ÜRO, et kuidas olukorda parandada. Kuidas teha nii, et need kõige rikkamad inimesed, kes siin maailmas on, väga väike käputäis, et nemad hakkaksid maksma nüüd selle looduse eest, mis on ära reostatud, ära rüvetatud, ära hävitatud. Nad peavad selle kõik kinni maksma, näiteks. Üks ettepanek kohe, sellepärast, et meie inimesed oleme osa loodusest ja kui me looduse ära hävitame, siis meil ei ole enam elu siin maa peal. aga küsiksin ka kuulajatelt, et mis teie arvate, kas seal võib olla inimesi, kellel on ideid ja kes on lihtsalt ei julge oma ideid välja tuua ja kes vajavad lihtsalt kedagi, kellega suhelda nendel teemadel ja arutleda ja mul endal on olnud juba väga noorest peast olnud huvi leida need inimesed, sest mina olin sellises olukorras, kus mul oli ideesid, aga mul ei olnud kellegagi neid arutleda ega ma ise ei julgenud kellegagi suheldagi. et kui kellelgi on mingeid ideesid, siis võivad panna kommentaaridesse või võtta meiega ühendust emailiga, paneme mingi emaili kommentaari sinna YouTube'i ja video alla. Viirsalu @gmail.com ja @gmail.com ja Miina Hint @gmail.com. täpselt samuti, eks ole. või isegi Hint Miina on mul ka. Mul on rael.viirsalu@gmail.com. et meiega saab ühendust võtta ja meil on plaan loomulikult tulla ka ükskord lähemal ajal siin nüüd kokku, kui me oleme oma ideed teile välja pakkunud ja siis kutsume siin Polumeris kõik inimesed ja ka paneme YouTube'i ülesse ja Facebooki, et kõik, kes on huvitatud meie uutest ideedest ja kes saavad aru, et me tõepoolest saame aru, et nüüd on hetk, kus inimkond koos peab lahendama need rasked probleemid, mis ta ette on tekkinud. Üksinda me ei saa seda teha. Inimkond peab oma karmaga tegelema, sest liiga palju passiivsust ja liiga palju lihtsalt vaikimist ja järeleandmist. See toob meie kaasa karma ja nüüd meil on nüüd maksud ka elas ja me peame nendega tegelema. et nüüd on lihtsalt vaja leida lahendusi. et kui teil on mingeid ideesid, siis palun jagage, et me saame neid arutleda ja saame
ja me vastame küsimustele kõikidele, kui te küsite ja te võite küsida kõiki küsimusi. Jah, absoluutselt. Ja. Ei pea midagi tagasi hoidma. Mitte midagi ei pea tagasi hoidma ja me oleme nendest teie ideedest väga huvitatud, sellepärast et see ongi esimene, kui me küsimus teile, kui me kokku tuleme, et palun väga, mida teie tahaksite ja kus teie näete seda kõige suuremaid vigu, mis on tehtud ja muidugi see kadedus ja eriti, eks ole, tema on andekam kui mina ja nii edasi ja paneme talle jala taha ja keegi ei mõtle selle peale, et kui me siin maailmas hävitame ära oma kõige andekamad inimesed, siis kuidas me üldsegi edasi läheme, eks ole, et mis teed mööda me siis edasi hakkame minema ja kes meid kuhu juhivad, ka švaabid ja nii edasi, need kõige suuremad rikkurid siin maailmas, kes tahavad inimkonda ära hävitada ja jätta siis ainult robotid siia elama, et kas tõesti nii palju ei ole energiat teil järgi jäänud, et tõepoolest peatada see põrgu tee, mida mööda me praegu kõik läheme, sellepärast et pandeemia väga varsti jälle tuleb tagasi, jälle nõutakse maski kandmist ja vaktsineerimist ja kõik ja edasi. Kui väga teie ausalt öelda, kui julgete selle peale mõelda, et kuidas teie reageeriksite sellele, kui tuleb uus laine ja lihtsalt nõutakse panna mask ette ja ennem kodust välja ei saa või poodi minna ennem ei saa või tööle ennem minna ei saa, kui on mingi 6 või 8 süsti tehtud. Just nimelt. Ja et seda ära hoida. Ja need süstid tulevad ainult juurde, boosterid ja iga aasta. Ja need süstid tapavad teid, eks ole? Ega seal mingi vitamiine ja midagi või pruugi sees olla. On olemas andmed, täiesti andmed olemas. Ametlikud andmed, kus on näha, et need, keda süstiti, need on surmalapsed. No jaa, aga ei tea, kui hea mõte seda televaatajat meie kuulajatele on. Ei no tõde on see, mis teeb meid vabaks ja näitab meile õiget teed, mida mööda minna. Seda on võimalik ravida välja, kui te olete tõesti süsti saanud, siis võtke tsinki suures koguses, siis C-vitamiini ja siis küüslaugu vett, võtate küüslaugu, lõikate sinna mõned küüslaugu viirud sisse ja lasete seal liguneda seal mõnda aega, päätalt ka oliiviõli või kookosõli sinna sisse ja joote seda aeg-ajalt ja natukene Himalaia soolavett juua aeg-ajalt, panna hästi palju soola toidu sisse, sest räägitakse, et me tarbime liiga palju soola, tegelikult on hoopis vastupidi, meie keha just sureb välja, kui me ei saa piisavalt soola. Ja niisugused lihtsad ja soodsad asjad, mis võivad meid ja lihtsalt vähendada üleliigset tarbimist. Et ma mõtlen toidu mõttes, et mitte vähendada snäkke ja vähendada toidukordasid. Keskmiselt kõige parem oleks, kui kella 12 kella 2 toituda ja siis paastuda järgmise päevani. Et kui sa tõesti kuulad oma keha ja mis ta kehal on rääkida, siis lihtsalt arvatavasti ta mainib sulle midagi, et lihtsalt anna vähem nagu lihtsalt lase seedida oma toidul, et mitte ära lihtsalt paki juurde. Ja hirmuga tihtipeale inimesed söövad. Mina olen hästi suur hirmusööda. Ja, et sa mõtled, et kui sa sööd palju, et siis sa jääd ellu, eks ole? Tõenäoliselt tuimaks ja lihtsalt ei seisa silmitsi reaalsusega. Ja veel parem oleks muidugi, kui mitte lasta ennast vägisi vaktsineerida, sest keha ongi see, mis meid loodusega seob ja me peame hoolitsema oma keha eest ja mitte laskma seda ära mürgitada. Mis sa arvad sellest teemast, kui mäletan koolis, kus meid lihtsalt öeldi, et okei, kogu klass võtke järjekorda ja minge arstikabineti juurde ja lihtsalt kõik järjekorras lihtsalt lähevad sinna sisse, saavad oma süsti ära ja lähevad tagasi klassi. Sa mõtled neid COVID-i süste? Ei, mõtlen üleüldse. Tähendab, on olemas ju vanemad ja ilma vanemata loata ei tohiks lastele üleüldse neid süste teha, ilma vanemata
Nad ei tea, mis need süstid ongi, nad arvavad, et mingid teevad tugevaks inimeseks ja... Ma võin teile rääkida lõpetuseks seda, et Eesti kõige parem imearst Johannes Aamissepp, tema ütles, et isegi aspiriini ei maksaks võtta, mitte üleüldse, mitte mingeid, rääkimata seal vaktsineerimisest ja nii edasi, mitte mingeid siukseid asju, et immuunsüsteemi me peaksime hoidma, nagu Ravel rääkis. Immuunsussüsteemi on võimalik taastada mitte tarbides midagi rohkem, vaid tarbides vähem. Et sa hoopis säästad raha, kui sa enese ravitsemise eest, sul ei ole vaja midagi juurde osta. Et keha teeb kõik töö ära, lihtsalt annad oma kehale võimalus seda teha. Kui sa pidevalt viskad luugist alla sisse kommi ja krõpsu ja saia ja margariini ja siis kehal ei ole võimalust ennast ravitseda. Aga lihtsalt anna oma iseendale võimalus seda teha ja proovi seda nädal või 2, lihtsalt kohtle oma keha pisut paremini nädal või 2 ja vaata, kas sa näed mingeid muudatusi. Ja kui me ürituse teeme, siis Ravel Viirsalu, siis ta räägib teile ka täpsemalt. Lühidase kokkuvõtte. Ja, et mida süüa, mis on kõige kasulikum ja kuidas oma immuunsüsteemi parandada, kui seda vaja parandada. See vajab väga palju parandamist veel. Ja kindlasti, sellepärast, et loodus on väga ära rikutud. Seepärast ma ütlesingi, et need kõige rikkamad korporatsioonide juhid ja ma nimetaks veel juurde, et vanasti oli niisugune seadus, mis ei lubanud tekkida suurtel korporatsioonidel, kes teised kõik alla neelasid, väiksemad firmad. Ei lubatud teha. Järelikult me oleme väga valesti edasi läinud inimkonnana praegu, kui mingi nii väike käputäis inimesi pole kunagi maailmas olnud, kes tuleb lihtsalt ja hakkab valitsema kogu inimkonna üle. Keegi pole neid valinudki. Ja nii edasi, lihtsalt rahade pärast. Nad panevad oma kogutud kaardid lõpuks mängu, et nad näevad, et inimkond on vaikselt juba taipamas, mis toimub ja nüüd nad näevad, et nüüd on viimane aeg, kus inimkonda täielikult vallutada. Sellepärast, et robotitele ei pea ju midagi maksma. Ja nad töötavad teile õhtust hommikuni. No jah, aga üks asi on, ma arvan, et me jõuame õige praegu sinna kohta, kui me juba jõudnud üle, et kus robotid on nii targad, et nad saavad iseenda otsuseid teha. Aga kas need, kes need robotid loovad ja need, mis iganes, kes on maailma juhivad, kas nad tõesti pooldavad seda, et robotid selliseks lähevad või nad soovivad, et robotid enda eest ei suudaks mõelda? Minu arvates on see paratamatu, et nad hakkavad enda eest mõtlema. Jaa, kindlasti. Aga nüüd on küsimus selles, kuidas me ise suudame uuesti mõtlema hakata, sellepärast, et see pandeemia ja kõik need vaktsineerimised näitasid, et inimestest on päris lihtne nagu orjasid teha, kui mitte mingit teist infot neile kätte ei anta. Kui meil ei ole sõnavabadust, tegutsemisvabadust ja nii edasi, siis võib inimestega kõike teha, aga kui palju meil aega veel on? No võtame veel mingi 5 minutit. Kõige rohkem, jah. Jah, ma võtame aega siin. Sellepärast, et pikk jutt, jah, eestlaste järgi, sõnade järgi ei ole kõige parem jutt. Jah, et aga jah, et mis ma siin rääkida soovisingi. Et me teeme selle ürituse ja siis tõepoolest igaüks saab ka kohale tulla ja nagu me lubasime, me lasime küsida kõiki küsimusi. Oleks hea ennem eelregistreerida, sest see on... Ei no võib ju teatada, jah, aga kui te ei teata, siis võite ka kohale tulla, sest et... Seda me veel arutame vahel ja... Olgu arutame. Et natukene ikka vaatame üle ka, kes tuleb, et meil on siin oma ikka, meil on mingid... Noh, me ei soovi, et lihtsalt keegi tuleb sisse ja juudes peaga näiteks. Ei, no seda me vaatame. Siuksed asjad on välistatud. Seda me saame ise. Me ise hoiame korda. Ja meil on inimesed, kes hoiavad korda. Uksehoidja, kes laseb sisse, kui näeb, et inimene on okei. Loomulikult. See on elementaarne. Ja muide, Eesti Vabariigi põhiseaduses on see sõnavabadus täielikult lubatud ja on ka
igasuguste kogunemiste vabadust täielikult lubatud, kusjuures inimesed ise vaatavad ja jälgivad, et kord oleks majas. jah, et julge olla kangelane, mitte lihtsalt lasta juhtuda kõigel, mis peale surutakse. ja, et Eesti rahvas on väga tubli olnud ja tõepoolest ma lihtsalt tean isiklikult ja eriti noored, kuidas nad on kaasa tulnud nende õigete ideedega, mis on püüdnud Eestit ka edasi viia ja aidata tal püsima jääma ka nii Tartu rahu kaitsmise suhtes kui ka 100 000 allkirja korjamise suhtes. Inimesed tulid ja toetasid meid, mitte kunagi muidu me poleks seda kõike saanud teha, mida me tol korral tegime. Nii et vaadake ka, meie oleme need, kes teevad tegusid. Kui me paneme, siis me paneme täiega, eks ole, ja me lähme lõpuni ja me teeme asju lõpuni. Eks ikka me soovime ikka luua väärtusi, mitte lihtsalt võtta väärtusi ja me soovime ikka head kommuuni, head Eesti Vabariiki, kus me lihtsalt oleme kõik hea tervise juures ja hea vaimse tervise juures ja saame poest normaalset toitu osta jälle. Kvaliteetset toitu ja me teame ka, mida me ostame, mitte lihtsalt, et me teame näiteks, kui me ostame pätsisaia või küpsiseid või makarone või selliseid asju, et me peaksime teadma ikka toiteväärtust ka sellest, mitte lihtsalt, et see maitseb hästi, ju siis see on hea. Ja Ravel, ainult et see, mis on hea, see maksab väga palju ja me pakkusime isegi, et toiduaktsiisi võiks ka alandada, sest et riik võtab igalt poolt oma suutäie, igast pirukast väga suure suutäie ära endale, nii et inimesed ei jaksa seda väga head toitu ostagi. Tegelikult väga hea toit on ühed kõige paremad toidud ongi just kõige soodsamad minu arvates, ise tehtud toit näiteks. Et kui lihtsalt hoolida oma kehast, ise tehtud toit on kõige parem toit. Ja ma olen suga nõus, aga kui inimesel pole aega, siis ta ikkagi peab minema poodi ja ostma. Näiteks kui teha suppi, siis teha üks supi mass, kus lihtsalt pärast poole lisad ette ühe suure supipoti teie endale. See on see borš, eks ole, mida poodides müüakse. Ja siis pärast poole lihtsalt paned endale karpidesse seda ära jääkappi või külmkappi ja pärast poole võtad seda kapist külmkapist välja ja paned seda vett. Aga Ravel, ära unusta, mis elekter maksab praegu, eks ole. No see on minu arvates vähem kulukas kui suure potitäis. Mõte, et väike potitäis võtab peaaegu sama palju kui suur potitäis. Ei no väga õige kõik, aga püüame ikka elektri hinna ja need asjad jälle normi saada, eks ole, et meil on praegu. Eks ikka seal ikka pumbatakse hirmu peale ja eks ikka tehakse inimesed ikka rohkem nagu, et ma olen ikka ohver, et mul ei ole seal midagi teha ja püüame ikka ohvri rollist natukene välja. Me oleme võitnud, me võitsime vabadussõja, me võitsime selle, et Nõukogude Liit hävis, mida siiamaani Vene poliitikud nutavad taga, et Nõukogude Liit hävis ja nii edasi. Ja elagu Eesti rahvas. Ja eriti nende noored. Amen. Amen. Et leidke endale ilus kaaslane elus ja pange teega. Ja sööge head toitu. Täpselt. Kõik head. Kõik head.